Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Tere tulemast meie tehnilise juhendi juurde, kus käsitleme HP13 sülearvuti laadimispordi vahetamist. Alustame samm-sammult, et saaksite oma seadme taas töökorda. Valmistamine. Enne kui hakkate seadmega tegelema, veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud tööriistad, kruvikeeraja, pintsetid, uus laadimispordi moodul ja antistaatiline rihm. Seadmest lahtiühendamine. Eemaldage sülearvuti toitekaabel ja kõik välised seadmed. See on oluline, et vältida lühist või kahjustusi. Tagakaanega tegelemine. Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada tagakaane kruvid. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada plastikuklambreid. Sisemiste komponentide avamine. Eemaldage tagakaan ja asetage see ohutusse kohta. Järgmiseks vaadake, kuidas on laadimispordiga ühendatud kaablid. Kui olete leidnud ühendused, märkige need üles, et hiljem õigesti tagasi ühendada. Laadimispordi eemaldamine. Eemaldage laadimispordi kinnituskruvid. Kasutage pintsette, et ettevaatlikult lahti ühendada kõik kaablid. Veenduge, et ei kahjustaks naaberkomponente. Uue laadimispordi paigaldamine. Võtke uus laadimispordi moodul ja asetage see õigesse kohta. Ühendage kõik kaablid vastavalt oma märkmetele. Kinnitage laadimispordi moodul kruvidega. Tagakaane sulgemine. Kui laadimispordi vahetus on lõpule viidud, asetage tagakaan tagasi ja kinnitage see kruvidega. Veenduge, et kõik klambrid on korralikult paigas. Testimine. Enne seadme täielikku kokkupanekut, ühendage sülearvuti toitekaabel ja testige, kas uus laadimisport toimib. Kui kõik on korras, võite edasi liikuda. Lõpetamine. Kui olete kõik testid läbinud, sulgege sülearvuti ja hoidke see ohutult. Kui te pole kindel, kas remonditööd olid edukad, pakume tasuta diagnostikat, et veenduda, et kõik töötab korralikult. Teenused. Kui te ei soovi ise seadmega tegeleda, pakume ka seadme kodust pealevõtmise teenust ja anname hinnapakkumise enne remonti. See on mugav võimalus, et tagada, et kõik on tehtud õigesti. Juhend on nüüd lõpetatud. Loodame, et see video on aidanud teil mõista laadimispordi vahetamise protsessi ja julgustanud teid oma seadmega ise tegelema. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.